Tere! Käes on sügisvihmade aeg ja kaugel see talvgi enam on ning iga majapidamine tuleb sellisteks ilmastikunähtusteks ette valmistada. Ma olen avastanud, et minu saunas tuleb läbi kuskilt vesi ja mul oleks kohutavalt kahju, kui see rikuks mu sauna põrandat, mis on nii ilus. See on küll veekindlalt ära töödeldud, kuid ma ei ole väga kindel, et see ikkagi seda põrandat ei riku, nagu näha juba mõned kohad tegelikult on kahjustada saanud ja mul oleks kohutavalt kahju, kui ma peaksin kevadel selle põranda üles võtma ja otsast peale alustama. Esiti arvasin ma, et see vesi tuleb läbi akendest. Nagu te näete, on minu leiliruumil ka mõlemal pool aknad, on valgust, on avarust, on ilusat vaadet. Minu detektiivitöö on viinud selleni, et see vesi ei tule läbi siit akna vahelt, vaid see tuleb läbi siit põranda ja akna vahelt, sest siin on olnud silikon ja see on hakanud nüüd ära tulema. Ja selle silikoni vana silikoni eemaldan ma siit täiesti ära ja panen siia uue. Ehk et hakkame täna silikoonima ja vaatame, mis asi on silikoni püstol. Olude sunnil olen pidanud oma elus mõned korrad ka silikooni kasutama ehk et silikoonima ja ilmselt teen mina seda ikkagi väga arhailisel moel. Tänapäeval on kindlasti olemas mingid abivahendid, kuidas see sirge joon saada ja et midagi ära ei mökerda. Mina kasutan selleks siis silikooni, mille ma olen poest ostnud, mis tundub mulle sobivat. Mina kasutan ka teipi. Ja et silikooni oleks siis mugav tõmmata, on selline asi nagu silikoni püstol. Minul on see küll juba siuke vana ja roostes ja väsinud, ilmselt see kellegi käest kusagilt saadud on, aga hakkama sellega saab. Olen sellega ennegi töötanud, töötab veel edasi. Vana silikon on eemaldatud ja ma püüan selle ala võimalikult puhtaks teha, et siia alla jääks mitte mingit sodi ega niiskust, siis peaks see silikon ka ilusti püsima. Ja kõigepealt ma siis teibin ära need kohad, need jooned endale ette, kuhu vahele ma seda silikoni tõmbama hakkan, ehk et siia akna äärele tõmban teibi ja põrandale tõmban teibi. Ja nüüd siis õpetus, kuidas silikoni tuub silikoni püstolisse saab. Sellise asja saate te poest. Siin otsas on kork, see tuleb ära keerata. Seda läheb teil vaja hiljem, kui te tahate seda säilitada. Minu väikese projekti puhul jääb seda silikoni ilmselgelt alles. Muidugi igavesti see ei säili ka, nii et väga kaua teil ei ole aega seda hoida. Ja siin peal on selline, see on kinnine. Mina lõikan siia nüüd augu sisse. Ma kasutan selleks ikkagi sellist teist nuga, mitte kööginuga, sest silikon on teadupärast siuke asi, et kui te sellega kokku saate, siis ega see väga maha enam ei tule. Nüüd ma võtsin selle siit lahti, see hakkab siit juba vaikselt välja pressima ja keeran selle korgi siia otsa. Nii, tegelikult on hea see kork siia praegu korraks tagasi panna, sest mida iganes mul võib selle püstoliga juhtuda, et see siit mulle näkku lendama ei hakka. Ja nüüd on silikoni püstol. Kõigepealt ma panen selle siit august sisse ja panen ta siia, nagu ta valmis olema peaks. Ja siin on nüüd selline nagu hakkan pumpama. Nii, nüüd on see siin vastas ja tegelikult kui nüüd ma selle korgi siit ära võtan, siis juba ongi kogu see kaadervärk töö valmis ja siit ma vajutan kogu aeg peale, nii palju kui mul peaks siis hetkel vaja olema. Üks tähtis asi veel enne alustamist, riietus. Palun pange selga sellised riided, mida teil ei ole kahju, et need saavad jäädavalt kahjustatud, sellepärast et näiteks köögis on minul selline jube loll komme, et kui mu käsi saab toiduseks, siis läheb see näpp kohe suust läbi. Ja ehitusremonditööde puhul on see, et kui käed saavad mustaks, siis pühin tagumiku külge kohe kõik puhtaks. Ja igasuguste värvimiste, pahteldamiste, silikoonimiste, montaaživahu laskmiste puhul need plekid enam mitte kunagi välja ei tule. Ja nüüd olen ma valmis alustama silikoonimisega, et siis pumpan siit peale ja silikon hakkab otsast tulema. Üks pisike, aga väga oluline nüanss, mis mul on esimesel korral natukene korteri põrandat ära rikkunud, on see, et kui sa pumpad, mul on siin praegu paber all, pumpad, töötad, see silikon tuleb ja siis sa tahad korraks katkestada, siis vaadake, siin on üks selline klõps, ta muidu jääb jooksma siit, aga see klõps tuleb lahti lasta.
Ja üks liigutus, mida ma veel teen, on see, et mul on tehtud siia seebivesi, feerivesi ja ma teen sõrme selle veega kokku ja libistan üle selle tõmmatud juti, et see jääks ilus sile. Ja lõpetuseks eemaldan lihtsalt teibi, et ma teen seda, kui see veel kõik märg on, sest kui see ära kuivab, siis see lihtsalt kuivab siia kinni. Mina arvan, et minul enam siit vihma läbi ei saa ja talv võib tulla. Ja lõpetuseks, kuidas siis silikonipüstolist eemaldada see silikonituub. Seda silikonituubi võite ju veel kord kasutada, aga nagu ma ütlesin, see ikka väga kaua ei säili ka. Nii et kui on vaja korraga silikoonida, tehke kohe kõik ära. Ja selle eemaldamiseks siit siis vajutame selle alla, tõmbame selle siit tagasi, selle varre ja võtame silikonituubi siit välja. 2 eraldi seisvat detaili ja tehtud see on. Head silikoonimist!